see on nii loomulik elu osa, see on nagu nii loomulik inimeseks olemine, aga ma arvan, suur asi on juba see, et seda märgata. Ehk siis jällegi tuleme justkui tagasi selle juurde, et endast tuleb aru saada. Kui mind midagi häirib, mis seal häirib, kui mul justkui tuleb see kadedus, kas kadedus on tegelikult väga hea asi, on ju, seda näitabki, mida ma võib-olla tahaks saada. Või see näite, mis sa tõid, et ma ei tahagi selle inimese moodi olla, aga miks see siis häirib mind? Et mulle läheb korda võib-olla tema arvamus. Ma mäletan enesearengusse minnes, ma sain aru, et kuidas ma tahan meeldida kellelegi, kelle elu ma tegelikult üldse elada ei tahaks. Siis mõtlesin, mis jabur asi see nüüd on, et miks ma neile tahan meeldida. Aga see läheb ju sinna kategooriasse, et ma lähen poodi ja pean ennast ilusti riide panema, et teistel ikka oleks nagu tore vaadata või noh, kuidas ma muidu lähen, on ju. Et kuidas seda vähendada? Ise ennast tundma õppides. Ma olen unikaalne. Ma olen ainulaadne, teist sellist ole nagu mina. Ja ma jälle ei räägi, et ma käin nina püsti, olen siin kõige parem ei, vaid et mina olen mina ja mida rohkem ma olen mina, autentne. Sul on ka vaata siin sõna authenticity, on ju. Ma teaks, ma häälsin õigesti. Authenticity, jah. Siis see ongi see nišš ju, minu nišš näiteks on ju, või sinu nišš, et sa oled sina. No minu arvates sinu tuleb see jumala hästi on ju välja. Ja kuidas seda vähendada, kõigepealt märgata, et kui kellegi teise inimese käitumine või midagi sotsiaalmeedias näed, mis see minust tekitab. Mul on paar sellist inimest, aga ma olen vist suht sellest lahti nagu ka saanud, sest ma saan aru, et tema teeb ju tema moodi ja mina teen nii minu moodi. Kas see on mingi rahaline seis, mis seda põhjustab? Minul kunagi oli just rahaline, aga äkki minu kliendid lähevad nüüd tema juurde, et tema tegi midagi. Siis ma saan aru, et oot, ei, sellist asja tegelikult ei saa olla. On ju. Et mingi asi meie sees, millele keegi oma käitumisega siis vajutab, mis seda tegelikult tekitab. Ja see ongi see algul saad teadlikult aru ja mida rohkem sa harjutad, et see ei lähe korda, siis lõpuks on see automaatne. Seepärast on see kordamine, tuleb see mängu, on ju. Aga tegelikult ainult läbi selle, et mina saan aru, et mina on unikaalne. Ja loomulikult ma ka arendan ennast, sest ma arvan, et need inimesed, kes ei arenda ennast edasi, siis nad näevadki, et teised kuskil seal arenevad edasi ja siis nagu tekib, kui ma olen kas maha jäänud või võrdled. Aga ma tean, et ma loen jälle raamatut, ma jälle tegin mingi asja, ma jälle mõtlen midagi välja, võtan aega endale on ju, vaatan, kuidas saan seda paremini teha. Ja siis ma näengi seda enda unikaalsust, siis pole vaja teistega võrrelda.